Mul tekkis täna tunne, et ma tahan sinuga rääkida sakraalsetest platoodest. Ja see on hästi äge, et mul tekkis tunne, et ma tahan sinuga sakraalsetest platoodest rääkida, sellepärast et see tõenäoliselt tähendab seda, et üks selline pikaajaline platoo hakkab minu jaoks läbi saama. Ma olen sellel teemal päris palju varem rääkinud, on päris palju kirjutanud, päris palju jaganud. Tegemist on üliolulise teemaga. Minu elus on selliseid lühemaid, pikaajalisemaid platoosid hästi palju olnud, hästi mitmeid. Nüüd 2025 teatud mõttes minu jaoks oligi niisugune nagu terve aasta kestev platoo või vähemalt ma arvan, mingi 9 kuud kindlasti. Ja minevikus on need olnud need kohad, kus mina olen hästi tihti segamini ajanud sellise pausi ja ootuse läbikukkumisega. Ja võib-olla ma räägingi natuke nagu sellisest platoo olemusest ja siis jagan sinuga sellist isiklikku kogemust. Et see minu tunne praegu ongi ajendatud sellest, et ma tean, et kui ma ei jaga sellist kogemuslikku tarkust seni, kuni see on minu jaoks aktuaalne, siis ajapikku see enam ei ole aktuaalne ja ma seda enam vähemalt sellisel moel ei taha jagada, sest see ei tundu enam olulisena. Sakraalsed platood, kui sina Human Designi kohaselt oled generaator või manifesteeriv generaator, siis sinu jaoks nagunii elu on teatud mõttes tsükliline ja kõigis su tegevustes, sinu enesearengus, sinu elus, sinu suhetes, teatud mõttes kõigel on selline oma hooajalisus. Nüüd, kuidas see täpselt väljendub või kui intensiivne see sinu jaoks on, see sõltub tegelikult hästi palju sellest, et millised väravad, millised aktivatsioonid on sul sakraalkeskuses. Aga ühel või teisel moel see selline elutsüklilisus mõjutab sind nii ehk naa. Mis tähendab seda, et on nagu mingisugune periood, kus tead, nagu loodus tärkab, on niisugune nagu kevad, eks ju. Niisugune värske hingamine, inspiratsioon, kõik on nii äge, sa oled nagu niisugust teotahet, tuhinat täis, elu pakub sulle võimalusi, sa oled nagu kuidagi avatud. Siis on suvi, kus kõik kuidagi kasvab ja lokkab ja hea aednik kannab hoolt selle eest, millele ta on pühendunud. Siis tuleb sügis, kus on nagu ülioluline lõigata vilja. Ja päriselt, kui nüüd sa hakkad nägema, et miski hakkab kandma vilja, ma eeskätt rõhutaksin, et töövaldkonnas, tegelikult ka muudes valdkondades, et ülioluline on sul õppida nendel hetkedel, nendel perioodidel vilja lõikama ja vilja ka talletama ja ülioluline seal on sul, ma väga soovitan sul siin nüüd, eriti kui sa oled generaator või manifesteeriv generaator, korra hästi teadlikult vaadata tagasi oma elule, sest et väga võimalik, et sa oled seda varem ka kogenud, väga võimalik, et sa kas oled osanud seda niisugust elu tsüklilisust ja rütmilisust austada või siis jällegi oled pange pannud ja jõudnud mingisse korralikku defitsiiti vahepeal. Igal juhul jõuab kätte sügis ja see on see hetk, kus meil sakraalsete olenditena küll oleks hea, kui meie läheduses on mõni projektor, kes oskab meile selles vallas siis nõu anda. Et väga lihtne on meil seal, kas siis ekslikult arvata, et nüüd jõudis kätte sügis ja sügis nüüd jääbki. Et sisuliselt nüüd ongi, ma olen jõudnud kohta, kus nüüd lihtsalt ongi niisugune viljalõikus ja viljalõikus jääbki kogu aeg. Kui ma kasutan korra näitena töövaldkonda, siis sisuliselt kõigepealt sa nagu pühendud millelegi uuele. Algus on see, kus nagu sa külvad seemneid, mis viljast me räägime. Kui sa oled kunagi midagi kasvatanud ja ma olen väga tihti päriselt sakraalseid tüüpe manifesteerivate generaatorite puhul on see natuke teistmoodi. Seal see selline edenemine võib käia kuidagi hüppeliselt ja seal võib suve vahele jätta jõuda kohe sügisesse, samamoodi sügisest hüpata jälle kohe suvesse. Kui sa nüüd oled lihtsalt, tead, see tavaline generaator nagu mina, siis sinu puhul on elu, sul on võimalik seda rütmi tundma õppida, hakata seda austama ja sellele toetuda. Ehk siis kui me istutame seemneid, siis me ei saa oodata kiiret vilja. On taimi, mis kasvavad kiiremini, on sinu puhul ka loovaid ettevõtmisi, mis võivad kiiremini vilja kanda ja on siis nagu neid, kus võib kuluda rohkem kui aasta või 2 enne, kui see miski hakkab vilja kandma. Nüüd on ülioluline, et sa siis nagu pühenduksid, see on nüüd see sakraalne supervõime on ju pühendumine, kirega millegi üles kasvatamine. Ja pühenduda nagu lihtne, alguses on seesama niisugune nagu entukas ja siis see niisugune kirg ja niisugune läksin teele, mul on energiat ja seesama entukas, seesama, miks meil on oluline ära tunnetada see plõks pühendudes, mitte peaga lihtsalt ennast kuhugi suruda, sellepärast et seesama entukas on see, mis kannab sind läbi
mis toidab ja täidab sind siis, kui mingeid vilju pole, kui keegi ei aplodeeri, kui keegi ei osta, kui keegi ei tarbi, kui keegi ei tee välja. See on see, mis aitab sul sellega toime tulla. Ja kui me räägime sakraalsest energiast, siis teatud mõttes kõik uued loomulikud algused teatud mõttes tulevad läbi vastupanu. Ka platoolt välja tulemine tuleb läbi vastupanu, sinna ma kohe varsti jõuan. Nüüd, kui kõik hakkab kasvama, siis on juba sihuke, et ma näen, et miski, mida ma teen, see kannab vilja. Noh, ja see on hoopis teistsugune entukas, ma näen, et taim kasvab. Et oota, et nagu päriselt minu hool ja vaev kannab vilja. Ja siis tuleb see viljalõikus, noh, kus sinu taimed jällegi, seal on suur erinevus, kas sa kasvatad herneid või sa kasvatad õunapuid. Ühel juhul tuleb vili kiiremini, teisel juhul sa oled loomas midagi püsivamat, pikaajalisemat, saad vilju püsivalt. Hiljem ei ole sul vaja nii väga palju selle eest hoolt kanda, aga samas jällegi sa pead arvestama, et mitu aastat sa võib-olla ei pruugi mitte ühtegi õuna saada. Nüüd sellel vilja ajal tuleb korjata vilju, ehk siis ei tohi lasta õuntel raisku minna, sellepärast et sul võib olla mingi segane tunne. Ja see segane tunne on miski, millega meid on hästi palju kuidagi nagu social condition itud, ehk siis meid on tinglikult ära harjutatud selle palgatöö printsiibiga on ju, et iga kuu saab mingi kindla tasu ja värki. Nüüd, kui sa oled sakraalne tüüp ja sa toimid juba kooskõlas iseendaga loomulikult ja kui sa oled ettevõtja, siis sinu puhul ei ole nii, et iga kuu püsivalt sa saad raha. On nagu mingid perioodid jah, kus sa võid saada mingisuguse püsiva töö või panuse eest, alguses tõenäoliselt ei saa mitte midagi. Ajapikku sa hakkad midagi saama, aga on kindlasti niisugune nagu tsüklilisus on nagu mingid perioodid, kus elu kannab su läbi, platoodest ka, aga siis on nagu see mingisugune see sügise periood. Ja seal ma väga soovitan sul koguda vilju ja mitte lihtsalt kõik need õunad kohe ära süüa või need kuidagi edasi anda või kõigile laiali jagada, vaid et mingi osa nendest õuntest tuleks ka teha moosiks või kompotiks või viia keldrisse või jätta seemneks. Sellepärast, et sügisele järgneb alati talv ja see ongi seesama platoo. Ja nüüd neid platoosid võib su elus olla väikeseid ja lühikesi ja mõned võivad olla ülipikad. No nagu praegu ma jagan seda sinuga siin ka peale seda, kui mul endal on olnud selline pikem platoo. Ja see on tegelikult olnud ka põhjus, miks ma pole siin eriti palju sinuga midagi jaganud ja kuidagi nagu sihuke minimaksi mingid transiidipostitused, et nagu justkui nagu püsin lainel, aga pole olnud nagu sihukest nagu seda sihukest nagu pole olnud midagi, millele vastata, pole olnud ka seda avatust, on olnud nagu sihuke nagu paus. Ja varasemalt on mul olnud neid pause oi palju ja mõned nendest on olnud lühikesed, tihtipeale need ongi nagu sellised lühikesed, võib-olla mingid nädalad, võib-olla mingi kuu aega midagi saab läbi. Ma olen hästi tugevalt tundnud neid pausikohtasid peale seda, kui mingisugune pikem koolitus või pikem teekond läbi saab. Ja siis on, ma arvan, et kui ma täna nagu kuidagi järgi mõtlen, siis võib-olla neid on olnud nagu 3 või 4 mu elus varasemalt, sellised pikemad seisakud. Ja need on nagu küllaltki võrreldavad kriisiga. Ja need on nagu need kohad, kus ma pole ise ka päris täpselt aru saanud, et oota, kas see nüüd on minu jaoks lõplikult ennast ammendanud. Noh, et sisuliselt mul oli mingisugune tore puu, mille kasvatamisesse ma hullult pikalt panustasin ja nüüd on nagu see puu on lihtsalt ära surnud. Ja et kui kas see puu nüüd on surnud, tuleks nagu maha võtta ja maha kanda või siis on talv ja see puu tundub surnuna, aga ärkab veel ellu. Et nagu kuidagi ära kanna veel maha, oota, vaatle. Ja selline oli valdavalt minu jaoks 2025. Hästi palju sellist sisemist tööd, hästi palju taustatööd, hästi palju sellist vundamendi loomist millelegi uuele. Ja nüüd on mul nagu juba mõnda aega tekkimas selline tunne, et oot, aga nagu oota. Et nagu samad asjad teistmoodi, sügavamalt, pikemalt, teise nurga alt, rohkem rõhku praktikale. Ehk siis nagu kuidagi hästi loomulikult nii-öelda hakkab saabuma kevad jälle. Ja kui sa nüüd küsiksid mu käest, et kas nüüd kogu selles pausis, kas ma olen nagu väga palju tundnud seda, kus mul ennekõike sihuke monkey mind ja teised inimesed on selline, et Helena, kuule, aga nüüd on nagu kõik läbi ja kõik unustavad su ära ja sa pead ikka tegema ja otse loomulikult kõik needsamad mõtted, et okei, et aga nagu kui nüüd nii jääbki ja et kust siis nagu raha tuleb ja et äkki nüüd ongi nagu kõik ja peaks hakkama midagi muud vaatama ja äkki peaks üldse palgatööle minema, see on ülipõnev mõte, mis alati ettevõtjana vahepeal korra läbi käib, eriti kui sa sakraal oled, eriti kui sa platoos oled, et et aga äkki nüüd ongi nagu kõik ja tuleks midagi tegema hakata. Ja ma olen nii tänulik selle eest, et ennekõike kõik need 11 aastat human designiga, 3-5 nagu ma olen, katse-eksitusmeetod,
on õpetanud mind üha rohkem usaldama seda sisetunnet. Mitte veel, mitte praegu, vaatle. Ja see ei ole mugav aeg, ma ütlen päriselt, see on võrreldav sellise kriisiga, aga peale platood sa liigud edasi uuele tasandile, sest et mingis mõttes see tsükkel saab lõpetatud. Ja need tsüklid, nagu ma juba mainisin, neid tsüklite lõppe on väga erinevaid, et osad nendest võivadki olla mingisugune kuuajaline tsükkel, 2-nädalane tsükkel, aga see võib olla ka mingi 5, 3, 7-aastane tsükkel. Ma olen täheldanud, et mul ei ole need mitte niivõrd ainult 7-aastased tsüklid, et need kuidagi mängivad mul suhetes rohkem välja, aga sihuke 3-4 aasta tagant toimub mul kuidagi tööalaselt mingisugune ring saab täis ja siis ongi, et kas mingist vanast asjast kasvab välja midagi täiesti uut. Noh, et teatud mõttes nagu vanale istikule saab poogitud mingisugune uus taim külge, on ju. Või siis nagu kuidagi miski nagu liigub kvalitatiivselt hoopis teisele tasandile. Ja sellele eelneb alati selline paus. Ja paus sakraalses maailmas on täpselt nii, nagu looduses on talv. Väliselt tundub, et mitte miski ei toimi, mitte miski ei liigu, mitte miski ei arene. Inimesed on mu ära unustanud, elu on mu ära unustanud, kui sa platoos üritad midagi sükest suursugust algatada, pushima hakata, seal ei ole vitaalset energiat taga. See on siuke nagu nii ja naa kuidagi võib nagu lohiseda, toimida, aga suures plaanis seal sükest nagu võimsat, seda vitaalset energiat taga ei ole. Et siuke nagu tühja kummiga kuidagi veeren mäest alla, veeren küll, aga üks jalg on kogu aeg piduril ja nagu sükest nagu manööverdada eriti ei saa. Et platoo on see koht, kus tegelikult nagu hea aednik talvel võtab selle aja, puhkab, taastub, tegeleb iseendaga. See on suurepärane aeg, et pöörata oma tähelepanu fookus sissepoole, teha tööd iseendaga ja ette valmistada pinnas järgmiseks aastaks. Võib-olla miski, mida ma praegu tahan ka sulle kõlama jätta, olles siis ise nüüd selles pikas tripis olnud, on see, et usalda sellistes kohtades oma sisetunnet üle kõige, et püüa vältida sellise välise hirmufooni asjadega kaasa minemist ja ära aja ootust ja pausi segamini läbikukkumisega. Julge astuda nii-öelda lavalt maha, julge taastuda, taanduda, vaadata üle, mis toimis, mis ei toiminud, millega jätkata, mida muuta. Ja loo see avatus, see on tegelikult üks parimaid aegu, et teha tööd, just nimelt sisemaailmaga, mõttemustrid, emotsioonid, kõik see. Ja teisest küljest teha tööd ka kehaga. Et üks asi, mis mind on alati platoodes hästi tugevalt aidanud, on just nimelt panustamine füüsilisele treeningule, liikumisele, liikumine. Ja keha liigutamine aitab mul püsida hoos, voos. Tee ära see, mida on vaja teha, seesama see siuke minimaksi on ju, ja liiguta oma keha. See päriselt aitab ja toetab sind. Mida paremasse kontakti saad see kehaga, seda paremini saad sa aru, millal puhata, millal tegutseda, kuidas nii-öelda siis nagu see talv üle elada. Ja vot siin tulevad mängu just need samad viljad, mida ma väga soovitan sul sügiseti korjata. Et kui sa tegelikult nii-öelda austad seda rütmi ja seda sükest hooajalisust oma elus, siis sügis annab sulle piisavalt palju vilju, et sul jätkub neid selleks, et talv mugavalt üle elada, mitte priisates, mitte laristades, aga sa saad hakkama sellega. Ja ressursid ei saa otsa. Ressursid kipuvad otsa saama siis, kui talvel hakata tõmblema. Et kui sa nagu hakkad üritama talvel sisuliselt neid samu õunu maasse toppima, nendest midagi kasvatama, siis sa raiskad lihtsalt neid õunu ja siis pärast lõpuks on sul defitsiit. Võib-olla raiskad ära kõik seemned ja kevadeks ei jäägi üldse mitte midagi. Aga platood on hästi loomulikud ja platoo sa tegelikult tunnedki ära, et sa hakkad põrkuma vastupanuga ja sisuliselt mitte miski silma särama ei löö. See on selline aeg ja periood, mida on lihtne segamini ajada depressiooniga, sellepärast et see on talv. Ja talv ei ole nagu eriti selline väga tõstev aeg on ju, päikest on vähe, sära on vähe, võimalusi eriti palju ei liigu, neid täiega eriti palju öelda ei saa. Võib-olla isegi sul jääb selline mulje, et ongi kõik inimesed on su ära unustanud, elu ongi päriselt su kõrvale jätnud. Ja lihtne on seal hakata arvama, et sa oled ise midagi valesti teinud, aga see on loomulik osa arengust. Ja kui sa nüüd seda usaldad ja ma olen täiesti kindel, et sakraalse tüübina see ilmselt kõlab sulle tuttavalt, sa oled seda kogenud. Kui sa oled generaator, siis platoolt tuled sa välja
kergelt samm-sammu haaval, läbi jälle kerge vastupanu. Kõik uus on alati läbi sellise teatud mõttes vastupanu. Noh, tead küll, elu sünnib ka, meie sündisime ka siia beebidena läbi vastupanu. Et kõik uus sünnib teatud mõttes läbi vastupanu, aga kui sa oled seda perioodi austanud, siis tegelikult sul on seda jõudu, et see vastupanu ületada. Ja siis alguses ongi see sihuke distsipliin ja rütm ja uus pühendumine ja uus kirg ja siis sa hakkad seda hoogu koguma. Nüüd manifesteeriva generaatorina võid sa platoolt ka välja söösta, noh, tead, sihuke nagu lihtsalt gaas põhja ja nüüd läks. Aga siin on ka oluline seesama, et oota ära, et elu sulle midagi kohale tooks, et sa saaksid millelegi vastata. Ja vot alles siis on see, et hakkad tegutsema. Ja alati sellele, et enne kui me saame vastata, meie seisund muutub, meie loome selle avatuse. Seesama põhimõte tegelikult sakraalses maailmas, et sinu seisundist sõltub hästi palju see, mida sa ligi tõmbad, millele sa vastata saad. Ja parim viis siin oma seisundit muuta on teha tööd kehaga. Ma väga loodan, et miski, mida ma praegu kuidagi hästi spontaanselt tundsin, et on oluline sinuga jagada, võib-olla aitab sind, võib-olla aitab sul paremini aru saada, et äkki kui sa oled olnud nüüd platoos või kui sa praegu oled platoos, kui tundub, et justkui kõik seisab ja elu kuidagi ei näita sulle rohelist tuld, võimalused ei leia sind, ressursid hakkavad otsa saama, näed, kuidas nagu varasalv, mida sa enne täitsid, hakkab tühjenema. Arvesta sellega, et sakraalses maailmas me ei ole loodud niivõrd säilitama, me oleme loodud looma enamat. Ja vahetevahel see tähendab ka seda, et kui sa oled mingisuguse reservi, mingi varasalve täis kogunud, siis tulebki see nagu nii-öelda ära kulutada selleks, et siis teha täiesti uus hüpe täiesti uuele tasandile. Ja ma olen seda tihti võrrelnud, kui sa küsid, et kas mulle väga meeldib see, siis ei, on ju. Kas ma olen õppinud seda aktsepteerima ja sellega mängima? Jaa. Aga et ma olen seda tihti võrrelnud niimoodi, et sisuliselt, kui sa nagu vihma ajal kogud sellesse anumasse, tead nagu need suured mingisugused vihmaanumad on ju, kuhu vett kogutakse. Et kui sa nagu vihmasel perioodil sinna kogud piisavalt palju vett, siis kui tuleb põud, siis see sinna kogutud vesi ongi selleks, et sa saaksid põua ajal oma taimi kasta. Ja siis võib-olla mõnikord see tähendabki seda, et sa kasutadki kogu selle veemahuti, noh, saabki tühjaks. Ja siis, kui sa austad elu sellist rütmi ja korrapära, siis enam-vähem täpselt sellel hetkel, kui see tühjaks saab, hakkab uuesti sadama. Platood on loomulikud, platood on täiesti okei ja see ei ole see koht, kus tuleks hakata kangesti ennast välja suruma, välja push ima, midagi kunstlikku tegema. Seda tuleb aktsepteerida, me ei ole loodud, mitte keegi meist ei ole loodud kogu aeg 9-5 samamoodi, stabiilselt ühtemoodi, efektiivsed ja tulemuslikud olema. Isegi mitte meie need sakraalsed tüübid, kelle peale kogu maailm on üles ehitatud. Ka meil on tsüklid, ka meil on rütmid. Ka meil on nagu need erinevad hooajad, erinevad perioodid. Ja see, kui elu ütleb, et kuule, nüüd on aeg teha paus, vaadata enda sisse, midagi muuta, kusagil areneda, kusagil kasvada, mingisugune peatükk sulgeda, võib-olla panustada nüüd teistsuguste taimede kasvatamisele, siis see on loomulik osa arengust. See on loomulik osa elust. Ja kui sa selle nüüd edukalt läbi teed, siis midagi uut. Midagi uut algab täiesti loomulikult, sa saad jätkata täiesti uue koha pealt, sellega, mis kunagi pooleli jäi. Platood on parim koht, kus teha selline arenguhüpe ja see on hästi loomulik arenguhüpe, mis sünnib seespoolt väljapoole. Ehk siis, kust mõte enne pooleli jäi? Loodan väga, et mingi põhjusel see jagamine jõudis sinuni põhjusega ja et miski, mida ma praegu siis ka värskelt platoolt välja tulemas suga jagasin, võib-olla aitab sul paremini mõista enda mingit loomulikku rütmi, enda mingisugust dünaamikat või siis suhtuda mõistvamalt ka sellesse, kui elu su pausile paneb. Paus ei ole lõpp ja tihtipeale peale pausi on võimalik jätkata hoopis uues rütmis, hoopis uues taktis ja viia mingid, nii mõnedki asjad, viia ennast, oma suhted, oma tegemised täiesti uuele tasandile. Ägedat seiklust sulle!